Minu meelest on väga oluline õpilasi tõsiselt võtta. Kuigi nad on kasvujärgus, kui nad oleksid taimed, siis nad oleksid seemned alles, et siis näha neis seda potentsiaali, et need inimesed võivad tulevikus olla just kõige suuremad muusikud, kes Eestist välja on tulnud. Minu arvates kõige olulisem on see, et juhendaja oleks kõigepealt hea ja tähelepanelik kuulaja ja süveneks õpilasesse ja tema ja sellesse, mis loomingut ta parasjagu loob ja tahab luua. Ja et oleks selline esimene kõrvaltvaataja pilk. Ennekõige ma ütleksin, et julgust, enesekindlust ja usku, et nemad suudavad ise luua ja luua väga head muusikat. Sest et tänapäeval on nagu ka pildistamine, muusika looming hästi kättesaadav. Ma usun seda. Ja mõned õpilased ei usu, et see on tegelikult lihtne. kuni 2023. aastal on planeeritud loeng, seminarid, töötoad ja vestlusring. Sügishooajal toimuvad infotund ja taskuhäälingud. Kevadhooaja sündmusteks on loeng muusikatajust, töötoad muusika ja audiovisuaalsest produktsioonist ning vestlusring filmimuusikast ja muusikavideost. Hooaja lõpetab auhindamissündmus. Konkursi vanuserühmad on 11–15 aastased ja 16–19 aastased noored. Elektrooniline tantsumuusika. See paneb tantsima, kõnetab sinu tundeid. See on populaarne. Filmimuusika ja muusikavideo. Siin elavad visuaal ja muusika valdavalt kooskõlas. Elektroakustiline muusika. See on eksperimentaalne, kõnetab sind emotsionaalselt ja ratsionaalselt. See on eriline. Helikunst ja videomuusika. Siin võivad visuaal ja muusika elada ka oma elu. Teoste pikkus on 2–4 minutit. Kummaski põhikategoorias saab esitada maksimaalselt 2 teost. Kokku 4 teost. Žürii liikmed on tunnustatud omal alal Eestis ja rahvusvaheliselt. Väljapaistvamad teosed valib BFM Music Junior välja eesmärgiga levitada Eestis ja rahvusvaheliselt. Vaata lisaks või võta ühendust tlu digikonkurss.tilda.2s. Soovime mõnusat loomist!